EHISE tiimile, kuna see on tänase kohtumise põhieesmärk, et te saaksite sellest ülevaate. Minu nimi on Maile Rajamets, olen Haridus-Teadusministeeriumis alushariduse valdkonna juht ja esmaselt tahangi teile öelda tere tulemast Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. Et te olete nüüd õppeasutused ja olete nii-öelda siis meie haldusalas ja püüame teid siis toetada ja aidata nii palju, kui saame. Täna peaks siin olema siis 99 hoidu, selline ilus arv, aga arvatavasti siis osad vaatavad järele ja on siiski infoväljas ja olemas. Ma tahan nagu siis mõned punktid meelde tuletada, et kõigepealt võib-olla siis see, et lastehoiud siis koostavad edaspidi õppekava õppeasutusena ja lasteaiad siis kaasajastavad oma õppekava riikliku õppekavaga siis viivad vastavusse ja seda on vaja siis teha 31. augustiks 2026. Te olete ilmselt sellega kursis, aga ma lihtsalt nii-öelda tuletan meelde. Ilmunud on siis ka Haridus-Teadusministeeriumi tellimusel õppekava koostamist ja kaasajastamist toetavad juhendmaterjalid. Et kindlasti on teil need lingid olemas, aga saame ka lisada siia vestlustesse vajadusel ja seal siis on üks juhendmaterjal 6, siis ongi nagu lastehoidude õppekava toetamiseks loodud juhendmaterjal. Küll aga ma tahan meelde tuletada, et hoidke silm paralleelselt peal ka siis ikkagi riiklikul õppekaval ja tehke seda nii-öelda koostöös ja need õppekava materjalid on väga mahukas materjal ja ma pean ütlema, et ega keegi teine teie eest seda läbi ei loe, et ikkagi ise tuleb minna sinna ja tutvuda ja mõtestada see õppekava siis ükskõik, kui suur see lastehoid teil on seal tõesti nagu 5 last, 10 last või siis kuni 100 või rohkem, et õppekava tuleb siiski koostada ja lapse arengut toetada vastavalt siis õigusaktidele. Tahtsin siis veel välja tuua võib-olla selle, et lapsehoidjal on siis kehtestatud kvalifikatsiooninõue, et lapsehoidja kutsetase siis ja seda siis ei kohaldata lapsehoidjale välja arvatud siis eesti keele oskuse nõuet kuni 2028. aasta 31. augustini. Lapsehoidja puhul siis, kes enne 1. septembrit töötas lapsehoidjana. Siis tahaksin veel meelde tuletada, et teie olete nüüd küll need 99 tublit, kes ilusasti MTR-is märkis ennast sooviga tulla üle Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse ja nagu mainisin, õppekava koostamiseks on aega ja seal on tulenevalt siis alusharidusseadusest ka muud nõuded, mis tuleb sealt seadusest üle vaadata, millega vastavusse tuleb viia oma asutus siis ja seda teavitust HTM-ile tuleb siis teada anda nõuetega vastavusse viimisest 5 tööpäeva jooksul, sest võib-olla on paljud juba viinudki ennast vastavusse, kuid hiljemalt 2026. aasta 31. augustiks tuleb siis see teavitus saata ehk et siis 5 päeva enne seda 31. augustit. Siis tahaksin veel rõhutada seda, mis võib-olla on segadust tekitanud, et alusharidusseaduse kohaselt see lapse kodus osutatav hoiuteenus ei ole sel moel enam võimalik, et selline lastehoid saab tegutseda majandustegevuse registri loa alusel kuni 31. augustini 2026. aastal ja siis ta kas lõpetab tegevuse või siis, kui ta soovib seda teenust osutada edasi lapse kodus, on see siis kokkuleppel perega, näiteks sõlmitakse siis lapsehoiuteenuse osutamise leping võlaõigusseaduse alusel. Et see tegevus ei ole siis riikliku järelevalve all erinevalt HTM-i haldusalas olevatest hoidudest ja ei kajastu riiklikes registrites. Et see on siis ellu kutsutud eesmärgiga ühtlustada alushariduse kättesaadavus ja kvaliteet ehk et
need hoiud, kes tulevad Haridus-Teadusministeeriumi haldusalasse, need on kontrollitavad ja vastavad teatud kvaliteedinõuetele. Siis on palju küsitud seda, et ehkki see teid nüüd ei puuduta, aga võib-olla kedagi, keda te teate ka hoiupidajatest, kes tõepoolest siis ei teinud seda märget seal 1. detsembriks MTR-is. Aga siiski soovib nagu õppeasutusena jätkata tulevikus, et palju neist on sellised, kes on nagu märku andnud, et nad ei jätka, et nende luba kehtib siis augusti lõpuni ja nad ei jätka. Küll aga kui tõepoolest soovib see hoid jätkata, siis tuleb tal uus loataotlus esitada. Ja selle saab siis üldkontaktile saata, et see info on meil kodulehtedel olemas. Ja ma pean siinkohal siis vabandama teie ees, et me korraks andsime välja sellist eksitavat infot selle tulumaksutagastuse osas, et tõepoolest me esmaselt saime Maksu- ja Tolliametilt sellise info, et 25. aasta eest õppetasu maksnud lapsevanemad ei saa selle pealt tulumaksutagastust, küll aga me kohtusime nendega ja juba on teile kirjad saadetud, nagu te teate, et Maksu- ja Tolliamet tõepoolest siis arvestab selle tulumaksutagastuse ja on avanud uuesti lastehoidudele deklaratsiooni vormi INF3 esitamise, et siis saaks need andmed seal olema eeltäidetud, et ma usun, et see on teil kõikidel juba tehtud, aga kui ei ole, siis on see veel võimalik. Ja need vanemad, kes siis on juba esitanud tuludeklaratsiooni, nad siis kas peaksid esitama selle uuesti, seda saab teha, või siis on neil käsitsi äkki kantud need andmed. Ja siis on küsitud ka seda, et nüüd, kui arvestatakse seda tulumaksutagastust 1. septembrist 2025, kui seadus jõustus, et kas siis septembris esitatud arve, mis tõenäoliselt oli siis augustikuuest, kas selle pealt juba saab, siis Maksu- ja Tolliameti vastus on, et ei, et saab septembri nii-öelda kohatasu pealt seda tulumaksutagastust ehk tavapäraselt on see oktoobris saadav arve siis. Ja ega minu poolt vist praegu olekski kõik, et saangi öelda, et tere tulemast ja loodan, et neid kohtumisi saab veel olema, ja kui on küsimusi, siis võib julgesti pöörduda Haridus-Teadusministeeriumi ja minu poole näiteks meili teel ka, mida mitmed on ka teinud. Nii et annan sõna siit edasi. Aitäh, Maila. Marko, ma ütlen sulle igaks juhuks, et sa oled mute'itud, et kui sa räägid meiega, siis me ei kuule. Nüüd kuuleme natukene. Tervist, nüüd te kuulete. Ja. Mina olen Marko Mölder, olen EHIS-e peakasutaja ja kuna see teema on teile nii õigusruumi mõttes kui infosüsteemi mõttes täiesti uus, väga palju asju korraga, siis me infosüsteemi mõttes oleme või EHIS-e poole pealt oleme siis koondanud kokku erinevates juhendites sellise esimese maandumislehe, et see sisseelamine sujuvamalt toimuks. Ma panin siia chati ka selle lingi, selle me oleme saatnud ka. Et seal on selline kõige kokkuvõtvam osa koos viidete ja kõige muuga. Mis meil täna plaanis on see, et räägiks natukene üle, et mis siis infosüsteemide poolt on toimunud peale seda, kui te MTR-is oma kinnituse andsite, mis see seis täna on ja vaatame ka üle siis need olulised kohad, et kus registris mingisugune või kus registris andmed asuvad, kus neid saab muuta ja nii edasi. Aga ma panen selle sama hoidude ABC oleme nimetanud sellise esimese kokkuvõtva lehe siia ette. On see piisavalt suur, et on see loetav praegu teil? Jaa, on. Kõik sobib.
et siin on päris palju infot ja EHIS-is on üldse palju rohkem infot, kui oli MTR-is, nagu Maila ütles, lastehoidudest on saanud õppeasutused, seal töötavad õpetajad ja noh, nii-öelda ta on siis tulnud nii-öelda üle siis haridussüsteemi või olnud, noh, on EHIS-e mõttes siis haridussüsteemi osa. Ja see ülesehitus, mida me nüüd kogume andmete mõttes üldse lastehoidude kohta, on hästi sarnane see, mis on lasteaedade kohta ja järgib ka tegelikult sedasama sellist üldist põhimõtet, mis meil on üldse õppeasutuste kohta nii üldhariduses kui kutseharidus kui kõrgharidus. Nii, aga esimese hooga ma räägiks natukene sellest andmete migreerimisest või andmete ületoomisest, et mis siis juhtus pärast seda, kui te MTR-is oma kinnituse olete andnud või andsite. Tänase seisuga nende hoidude puhul, kus me oleme saanud andmed korda, on kõik EHIS-isse kantud. On tegevusluba, miskipärast mul kadus pilt ära, ma ei tea, kas teil on? Meie näeme ja kuuleme sind. Ja ekraan on ka näha. Okei, on üle kantud siis asutus, tegevusluba, lapsehoidjad ja lisaks oleme mis teinud automaatselt MTR-is tegevusloa juures olnud vastutavatele isikutele EHIS-e administraatori õigused. Ehk siis, et see administraatori õigused, me kõigest sellest järjemööda räägime, et kuidas see õiguste andmine käib. Administraator tähendab siis EHIS-e mõttes seda, et ta näeb ja saab muuta kõiki andmeid, pluss siis ta saab jagada oma asutuse sees neid õiguseid. Et kui nüüd on vaja jooksvalt hakata hoidma õpetajate või pedagoogide ja laste andmeid, et siis on võimalik seda koormust nii-öelda jagada asutuse sees. Ei pea olema see alati üks inimene, kes andmeid uuendab. Et selline võimalus on olemas ja need on automaatselt tehtud. Nende kohta oleme me saatnud ka juhendid. Nii et esimene asi tegelikult ongi see, et proovige sisse logida ja vaadake, et kas te saate juurde ja pärast me räägime ka seda, et kuidas juhendame täpsemalt, et kust siis mida saab leida. MTR-i migreerimise tulemus, see on nüüd, see pilt on päris kirju. 1. detsembriks, nii nagu seadus ette nägi, oli teavitanud MTR-i siis 94 lastehoidu. 13 lastehoiu otsused ennistas siis SKA Sotsiaalkindlustusamet oma otsusega hiljem, ehk siis, et neile anti erandkorras ajapikendust ületulemiseks. Ma ütlen kohe ära selle, et need 13, kes olid ennistatud, te kindlasti ise teate, kuna te selle kinnituse andsite, et need, kes andsid peale 1. detsembrit kinnituse, et nende andmeid täna EHIS-isse üle toodud ei ole. Sellepärast, et me ei ole veel MTR-ist neid andmeid saanud. Meil on küll see asutuste loend, aga meil ei ole detailandmeid tegevusloa kohta ega vastutavate isikute kohta. Aga MTR on neid lubanud ja me peaksime need, ma väga loodan, et me saame need järgmisel nädala jooksul kõik ilusti EHIS-esse. Ja selle kohta me saadame eraldi otse teile teate. Et kes ei saa, kes teab, et ta on teinud hiljem selle kinnituse, et palun natuke kannatust. Nüüd, mis nendest lubadest ja asutustest edasi sai? Neid kokku on siis koos nendega, kes ennistati, on 107. Ja nüüd EHIS-esse on kantud täna
99 hoidu asutustena, ehk siis et õppeasutustena. Ja osa on neist lisamata. Nendest siis olid 6 omavalitsuste lastehoidu, kes küll tegid või andsid kinnituse MTR-is, aga tegelikult otsustasid vahepeal ümber ja tegutsevad edasi siis olemasolevate lasteaedade hoiurühmadena. Ja üks hoid, kelle otsus ennistati, üks, kes on saanud tegevusloa ettevõtluskonto alusel. Et neid põhjuseid, miks need andmeid korras ei ole, on hästi erinevaid ja nendega me personaalselt tegeleme. Aga see suur seis on siis selline, et 99 hoidu on kantud sellest 107-st, kellega on täna korras ja 86 luba, tegevusluba. Nüüd tegevusloa puhul, mis siis nagu juhtus, oli see, et me tahtsime tuua EHIS-esse korrektsed andmed. Tegevusloa puhul see kõige koht oligi tegevuskoht. Ja kahjuks, ja mida me nüüd teeme EHIS-es, et seda kvaliteedi tagada, on see, et esiteks me kontrollime seda aadressi, et selline aadress on üldse olemas, aadressite infosüsteemist. Ja lisaks sellele kontrollime ehitisregistrist, kas sellel konkreetsel aadressil on olemas ka hoone. Et need tegelikult tegevusluba ja nendega me niimoodi praegu jooksvalt paralleelselt tegeleme. See suur põhimõte on olnud see, et need, kes on andnud kinnituse, kes on tahtnud üle tulla, kelle aadress on olnud vale või on olnud ebatäpne. Et nende andmed me täpsustame, nende andmed parandame. Või siis, kui on probleem sellega, et mingil põhjusel ei ole sellel SKA välja antud tegevusloal hoonet. Et nendega me jooksvalt tegeleme. Koduhoiud, kes on saanud või kes on andnud kinnituse ja kellel siis SKA välja antud tegevusloal MTR-is ei olnud aadressi, et nende puhul me oleme nendega ühendust võtnud ja nende puhul me lisame neile siis selle tegevuskoha aadressi ja koos hoonega. Need, kellel olid kõik andmed korras ja kes on üle kantud ja kes tahaksid nüüd EHIS-es juba neid, kas siis seda aadressi muuta, täiesti muuta või siis lisada uut tegevuskohta, siis nendel tuleb esitada eraldi juba tegevusloa taotlus. Ehk siis, et see suur põhimõte on see, et me MTR-i andmeid korrastame jooksvalt, aga kui on nüüd soov lisada või muuta olemasoleva korrektse loa andmeid, siis tuleb esitada eraldi taotlus. MTR-i kohta on hoide, kellega me ei saa ühendust ja igasuguseid olukordi on. Aga niimoodi jooksvalt me püüame seda, või jooksvalt sellega tegelema. Et üks hetk see selgus saabub ka kõikide jaoks. Nüüd, mis on veel oluline? EHIS-e mõttes, nagu ma ütlesin, laste hoidudest on saanud õppeasutused ja me kogume sellise EHIS-e üldise ülesehituse järgi ka nende andmeid. Ehk siis, et meil on siin laias laastus on meil õppeasutuse andmed. Seal on õppeasutuse kontaktid ja õppeasutuse tüüp ja sellised üldandmed. Siis õppeasutusega seotuna on meil õppeasutuse lisaandmed. Siin on ka viited olemas sellele. Neid ei ole palju ja need on siis asutuse kohta sellised statistilised andmed. Ehk siis, et meil on õppeasutused, on lisaandmed, siis meil on tegevusload, ehk siis, et millest ma juba rääkisin, tegevusluba, õppeasutus ise on
tegelikult EHIS-e mõttes selline tühi juriidiline keha, kui tal ei ole tegevusluba. Ehk siis et tegevusluba annab siis sellele õppeasutusele õiguse tegutseda. Mida me EHIS-es kogume, mida Enteris ei olnud, on laste andmed. Ja seda hästi sarnaselt sellele, mis on lasteaedades. Väikeste eranditega, aga sellest me ka räägime, ja on siis pedagoogid või õpetajad. Nüüd, ehk siis, et meil on asutus, meil on tegevusluba, meil on lapsed ja õpetajad. Kõik need, kes, või ühesõnaga, kõik, kes tahavad kontrollida üle, et missugused andmed täna on siis õppeasutuse või tegevusloa kohta, nende kohta EHIS-es olemas, saavad seda teha EHIS avalikus vaates, ehis.edu.ee. Avalikus vaates on ainult asutuste ja lubade andmeid, laste ja pedagoogide, õpetajate andmeid avalikult me ei näita. Ja need on siis kättesaadavad ainult sellele samale autoriseeritud vaates, sellele selle õppeasutuse või lastehoiu kasutajale. Ja iga lastehoid näeb siis ainult oma isikut ehk siis laste ja pedagoogide andmeid. Nüüd see ülemineku osa, sellest ma tegelikult natuke rääkisin, aga ja Maila ka seda rõhutas, et see 31. august 2026 on siis oluline tähtaeg, kui tuleb viia ennast oma tegevus siis vastavusse uute nõuetega. Ja selleks ajaks peavad olema EHIS-es olemas ka kõik, selleks ajaks, see on nüüd see viimane tärmin, kui peaksid olema ka kõikide ja laste andmed. Lisaks siis asutusele tegevusloale. Nii et niimoodi samm-sammult ülemineku aja jooksul tuleb need korda teha. Mida kiiremini, seda parem. Muutmisest ja andmete korrastamisest ma tegelikult rääkisin. Nüüd, mis siin veel on? Natukene eraldi teema on EHIS-e enda sisemine elu. Ehk siis, et EHIS on üle 20 aasta vana. Ja me oleme praegu üle minemas ühelt infosüsteemi versioonilt teisele ja me nimetame teda siis EHIS 1-st üleminekuks EHIS 2. Ma sellele väga palju tegelikult, et see ei tekitaks selle sama, kuna kõik on uus, et see ei tekitaks mingisugust kuidagi lisasegadust või koormust, siis hästi lihtne on sellest aru saada nii, et ükskõik, kus te alustate, kas siin on eraldi EHIS 1, EHIS 2 aadressid, kas EHIS 1-st või EHIS 2-st, siis nende kahe süsteemi vahel liikumine on nende samade keskkondade vahel lahendatud, et see ei pea käima eraldi akendes kuskil ühte asja tegemas ja teises teist asja tegemas. Hästi laias laastus EHIS 1 puhul EHIS 1-s on veel laste isikute ehk siis, et laste ja õpetajate pedagoogide andmed. EHIS 2-s on õppeasutus ja tegevusload, õppeasutuse andmed ja tegevusload. Et see, kust alustada oma teekonda, kas EHIS 1-st, et laste ja isikute juurest, kui seal vajutada asutuse peale, siis tegelikult suunatakse teid kohe EHIS 2 ja vastupidi. EHIS 2-s on viide EHIS 1-le, nii et seda liikumist peate natuke harjutama ja ise vaatama, siis kumba pidi on seda mugavam teha. Kui kaua see veel kestab, EHIS, kuna süsteem on suur, siis me saame minna üle selliste loogiliste terviklike tükkidena ja alushariduse puhul meil siis asutused ja tegevusload on EHIS 2 üle kantud
isikutest see kõik, mis puudutab lapsi ja rühmade andmeid. Selle analüüs on meil lõpusirgel. Ma nüüd praegu siit kohe lõplikku tähtaega ei julge välja käia, aga et see on nüüd see järgmine samm. Ehk siis, et üks hetk, see on lihtsalt tuleviku teadmine seda, et üks hetk nii-öelda see laste andmete haldamise osa liigub ka juba siis EHIS 2, nii et jääb siis mingi aeg veel see õpetajate pedagoogide andmete haldus EHIS 1, aga nagu ma ütlesin, seda liikumist ka Ketlin tegelikult näitab, et seal midagi keerulist ei ole. Lihtsalt see üldine teadmine, et EHIS 1 on isikud, lapsed, rühmad ja õpetajad ja EHIS 2 on siis asutused ja tegevusload. Ja avalikus vaates on siis näha kõik see, mis teie asutuse kohta siis avalikult näha on. Kui seal on vigu, seal on kontaktide vigu, kui seal on ükskõik mida, et siis kindlasti võtke meiega ühendust EHIS kasutajatoega. EHIS.ee on ka see telefoninumber ja kõik muu ilusti olemas. Kasutajate haldus. Ma tegelikult väga palju enam ei tahaks siis aega raisata, natuke palju aega läinud. Nagu ma ütlesin, MTR-ist me oleme üle toonud need, kes olid siis tegevusloa juures vastutavad isikud. Muud alust meil ei olnud, aga vähemasti te saate ligi, te saate neid õigusi jagada. Kui on vaja seda administraatorit vahetada, siis tuleks pöörduda EHIS kasutajad vaja poole. Nii, siin on erinevad teemad, et rühmaandmed, lapsed, seda me vaatame, aga ma siin vaatan, kas ma peaks veel midagi enne, kui me hakkame päris registrit vaatama, rõhutama. Pedagoogid, kui andmeid ei olnud, need tuleb EHIS-es nüüd EHIS-esse kandma hakata, selle eelduseks on rühmade loomine, siis pedagoogid või õpetajad on EHIS-esse üle kantud, need, kes MTR-is olid. Kuna MTR-is olid kõik lapsehoidjad ja EHIS-es on nüüd see õpetajate ja lastehoiu ametikohtade loend oluliselt pikem, siis kõik need tegelikult, kes MTR-is olid, on EHIS-esse kantud kui lapsehoidjad ametikoha mõttes. Et need tuleks siis üle vaadata, et nad kõik loomulikult ei ole, aga me ei suutnud ka tuvastada, kes siis nagu uues süsteemis, kes on. See on nüüd üks. Tasemehariduse ja täienduskoolituste andmed, aga kuna nad olid liigitamata, nad olid süstematiseerimata ja neid tegelikult ei olnud võimalik eristada, mis oli siis täienduskoolitus või mis oli kutsetunnistus või mis oli tasemeharidus, siis me tõime nad kõik täna õpetaja või pedagoogi täienduskoolituste alla. Ehk siis, et kui te nüüd vaatate oma lapsehoidjate andmeid, siis seal näiteks tasemehariduses kuskil Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe või magistriõppe on praegu toodud sinna täienduskoolituste alla. Et see tuleks sealt maha võtta. Sellepärast, et tasemehariduse kutsetunnistuste ka tegelikult keeleoskustunnistuste andmed on EHIS-es eraldi plokkides, eraldi liigitatud. Ja ma arvan, et seda on parem vaadata siis, kui me oleme selle koha peale jõudnud registri mõttes, et sealt on need andmed ilusti näha. Mis veel? Õppeasutuse lisaandmed, tegevuskohad ja erinevad viited. Mis siin on veel, mida ma tahaks rõhutada, on see viimane link siin.
üleval päris menüüs on see ka. Ehk siis, et kus on küsimused, et me oleme siia nüüd koondanud tegelikult kokku kogu selle reformi käigus tekkinud küsimused, mis on siiamaani meile nüüd sügise jooksul ja nüüd siin paari kuu jooksul tulnud. Et siit kindlasti, kui on küsimusi, siit tasub kindlasti neid otsida. Ja kui siit ei leia, siis igal juhul alati siis on kasutaja tugi, kelle poole saab pöörduda. Aga ma arvan, et me võiksime minna edasi juba selle käed külge ploki juurde ja vaadata siis, et kuidas EHIS 1-2 liikumine on, kuidas kasutajate haldus on, kus on õppeasutuse andmed, lubade andmed, laste andmed, õpetajate andmed. Ma võtan üle siis ära, et jagan teile siis ka kohe EHIS-e, nii. Kas on EHIS-e ilusti ees? Avaleht, Marko Nooguta. Ja on ees. Okei. Ja siis alustame kõigepealt, mina teen nüüd tänast näidet muidugi testkeskkonnas läbi, et EHIS üldse asub siis aadressil ehis.ee ja avaleht näeb välja selline. Avalehe pealt, mis on siis oluline välja tuua, on kohe siis siin on viide kasutusjuhenditele, siit saate ka kohe sinna õigesse kohta minna. Siin on ka kasutaja toe kontaktandmed olemas, telefoninumber ja e-post, kui teil on küsimusi. Ja siin on siis ka avalehel on valik kõikidest registritest, kuhu te saate minna. Me jõuame täna käia läbi, mis on teil olulised, aga alustame alushariduse registrist, valite siit alusharidus ja siis sisenete. Ja sisenemine käib siis kõik Tara autentimisvormi kaudu, saate ise valida, millisel viisil te soovite logida. Ma login ise nüüd ka kohe. Ja peale siis logimist alati süsteem suunab teid rolli valikusse ehk siis staatuse valik. Ja see on see koht, kus mõnel kasutajal võib olla õiguseid mitme erineva asutuse alt tegevusi teha EHIS-es, siis see on see koht, kus te peate valima siis selle konkreetse asutuse, mille alt te tahate praegu toimetada. Mina kasutan sellist testtoidu, valin selle rolli ja sisenen. Et alushariduse register nüüd näeb välja selline roheline. Ja nagu Marko ka ütles, et EHIS 1-s siis käib kõikide isikute haldamine ehk siis kõikide laste, pedagoogide ja siis kasutaja enda andmete ka. Aga me läheme kõigepealt vaatame, kuidas me liigume EHIS 1-st EHIS 2 ja vaatame üle, kuidas on siis asutuse ja loa andmeid. Et kui nüüd registri vahel liikuda tahta ja mitte otse URL-i kaudu, siis saab siit oletegi alushariduse registris, lähete siia koolide nupu peale. Ja siis, kui te jälle valite taaskord rolli ära ja siis teil tekib see õppeasutused. Kui te vajutate selle peale, siis automaatselt suunatakse teid nüüd EHIS 2. Kuna mina teen seda testkeskkonnas, siis ma lihtsalt vahetan siin kiiresti URL-i õigeks. Ja EHIS 2 näeb nüüd välja natukene uudsem, natukese ka teise ülesehitusega, et tal on selline suur sinine paneel siin ja EHIS 2 on see rollivalik siin paremal nurgas üleval. Samamoodi nagu EHIS 1-s, aga siit siis saate valida asutuse juhul, kui on vaja seda muuta. Õppeasutuse andmete juurde siis minemiseks lähme valime vasakult koolid ja siis ongi eraldi menüüsakk õppeasutuse andmed. Kui ma selle avan, siis avanebki kohe teie enda lastehoiu andmete, üldandmete vaade. Ja selle koha peal siis on kõige olulisem teil vaadata üle, millised on teie asutuse kontaktandmed. Ja muutuda saate siin lehel nüüd ka ainult neid kontaktandmeid. Kõik teised andmed sisestame asutuse lisamisel meie ise. Kontaktandmete juures on siis oluline, et siin oleks teil aktuaalsed kontaktid, kus meie võtame ühendust teiega ka nendel kontaktidel ja siit seda kuvatakse välja ka avalikku vaatesse. Ja kui te soovite näiteks siin kontaktandmete paneelis neid andmeid muuta, on eraldi olemas muuda andmeid ja siis need väljad kõik muutuvad siin täidetavaks. Asutuse enda andmete juures saate siis ka salvestada või katkestada.
Üldandmete juures teil rohkem ei olegi midagi teha. Mis on veel oluline, siis on ka Marko rääkis, et on lisaandmed, mida kasutatakse siis statistika kogumiseks. Siin on olemas siis 3 erinevat paneeli, mis teil tuleb ära täita, on siis IKT andmed, koolimateriaalne olukord ja siis muud andmed. Neid väärtuseid liiga palju ei ole ja meil on juhendis täpselt iga see väli ära selgitatud, mis numbrid täpselt selle juurde oodatakse, et te sisestate. Selle samamoodi muuda andmeid ja muutuvad väljad siis täidetavaks. Ja asutuse juures 3. oluline koht on siis hoonete andmed, asutuse hoonete andmed. Siin on siis olemas eraldi hooned alammenüü ja see on siis koht, kuhu nüüd koonduvad kokku nii asutuste hooned, mida te olete ise käsitsi lisanud, kui ka kõik need asutuse tegevuskohad, mis olid tegevusloal ja mida siis kantakse otse tegevusload siia. Kui on tegevusloa asukohaga või tegevuskohaga, siis puhul on näha, et siin muut ja veerus on study programs. See näitabki, et see on siis loalt kantud ja seda teie enam ise siit muuta ei saa. Te saate muuta ainult neid, kus on näha, et muutjaks on olnud isik ja siis võite siit andmeid muuta. Et näiteks kui mingi spordisaal või mingisugune õuepaviljon, et võite need ka ikkagi oma asutuse ära kirjeldada, aga õppetöö jaoks siis on ikkagi võimalik ainult need kohad, mis olid siis tegevusloale kantud ja neid te siit muuta ei saa. Kui neid vaja muutmist, siis tuleb teha seda tegevusloa muutmistaatluse kaudu. Hoonete poole pealt ja siis on asutuse juures on tegelikult näha ka asutuse andmete ajalugu ja siis üldine selline infoleht ka. Mis veel EHIS2, siis järgmine asi on siis teie tegevusluba. Tegevusloa me saame, kui me lähme õppekavad ja õppeõigused ja õppekavad ja tegevusload. Kõigepealt, kui te lähete siia menüüsse, avaneb teile otsinguvorm. Te saate valida, kas te otsite nüüd valmis tegevusloa vaatest või siis taotluste vaatest. Kui te soovite oma tegevusluba leida, siis te ei pea, kui te olete õige rolliga, te ei pea isegi liiki valima ja vajutate lihtsalt otsi ja siis ta annab kohe selle teie ühe kehtiva tegevusloa ära. Oluline on, et oleksite selle tegevuslubade mummu peal, mitte taotluste peal. Aga võite ka valida liigi järgi, siis on lastehoiu tegevusluba see liik. Oma tegevusloa andmete vaatamiseks siis saate sellest silma ikoonist selle detailandmete vaates lahti võtta ja siis te saate üle vaadata just siis need loal, mis metaandmed temal on, kes on ta väljaandja ja millised tegevuskohad siis hetkel on teil loale lisatud. Ja kui nüüd need vajavad siis korrastamist, tuleb siis seda praegu e-kirja teel taodelda, et neid siin loaandmete juures muuta. Ja samamoodi on ka ajaloo koht olemas, kus siis on näha, mis muudatusi selle tegevusloaga varasemalt tehtud on. Võtab siit selliste akordionite kaudu saate avada neid EHIS2 neid paneele. Ja siin on siis isikud, kõik on ilusti näha. Ma võib-olla küsiks vahepeale, kes asutuse andmete osas ja loa andmete osas praegu on kõik tundunud selge, ei ole küsimusi tekkinud. Sest EHIS2 nüüd teil hetkel rohkem väga midagi teha ja vaja ei olegi. Kui siitpoolt küsimusi ei ole, siis me liigume tagasi EHIS1 ja selle jaoks on siin olemas täiesti EHIS1 ikoonikene. Kui te siia vajutate, siis süsteem kõigepealt ta suunab teid kommunikatsiooniregistrisse, et otseselt ei ole vahet, kus te selle logimise staatusvaliku teete, aga meie tahame minna tagasi sinna, kus me olime, lähme sellesse rohelisse koolidesse ja uuesti siis alusharidus. Ja nüüd me oleme tagasi selles esialgses vaates, kust me justkui pealehelt tulles alustasime. Ja kõigepealt alustamegi alushariduse registrist ja laste ja rühmade andmed on siis siin. Kõigepealt me võiksime luua ära uue rühma oma asutuse alla, et ennem ei saa last lisada, kui ei ole rühma loodud, et iga lapse lisamisel on vaja määrata temale konkreetne rühm. Ja kui teil olete uus lastehoid, teil ei ole siin rühmade all veel ühtegi kirjat. Minul siin testasutusel on olemas oma jagu, aga teeme ühe selle lisamise koos läbi ka. Et siin on eraldi lupp, lisa uus rühm. Rühmale tuleb anda siis nimetus, kuidas te teda asutuses nimetatakse. Paneme uus rühm 1 näiteks. Siis saate valida talle liigi. Lastehoiu puhul on siis 2 liiki, mida te kasutate. Teeme lastehoiurühm näiteks. Määrate ära, mitu kohta on sellele rühmale. Rühmas paneme 15.
õppekeele väärtuse samamoodi, siin on ainult üks väärtus, eesti keel, täna muud ei saagi olla. Siis nimetada ära minimaalse ja maksimaalse vanuse, millega võib õpilane rühmas olla. Paneme näiteks 1–3. Ja nüüd ongi see koht, mida me just enne vaatasime, et asukoha juures, kus see rühm siis toimetab, on valida mul ainult need hooned, mis olid seal asutuse hoonete all ja mis on tegevusloal ka olemas, mis on kantud. Siis siit valite endale sobiva. No, minul on test, siis siin on igasuguseid erinevaid valikuid ja lõpuks siis saame ära lisada uue rühma. Rühmade juures võib-olla ka see, et kui te nüüd teete uue rühma, siis senikaua, kuni sinna ei ole ühtegi last lisatud, saate te seda rühma ka soovi korral kustutada, sest siin on selline punane X-ikene olemas. Kui on sellesse rühma kunagi mingi laps ka juba määratud, siis enam seda rühma täiesti kustutada võimalik ei olegi. Te saate kõik lapsed sealt rühmast ära tõsta, aga rühm ise jääb alles. Tal on andmebaasis on seosed ja seda enam täielikult kustutada ei saa. Et juhul, kui te tegite valesti, eksisite kuidagi, siis jah, saab selle siit ära võtta. Kui te soovite andmeid muuta rühma juures, siis EHIS1 ongi muutmiseks alati selline paber ja pliiatsi ikoonikene. Ja kui sinna vajutada, siis avanevad need uuesti muutmiseks. Hetkel ma katkestan. Kui meil on rühm loodud, siis me saame hakata sinna lapsi lisama. Nüüd lapse lisamise jaoks on nüüd eraldi nupp, lapse lisamine. Ja lisamine käib isikukoodi alusel alati, et ilma isikukoodita last lisada ei saa. Võtame siit 11 lapse ja proovime temaga edasi liikuda. Kui laps võib käia mitmes hoius, et kui ta juba on mõnes lasteaias või lastehoius olemas, siis annab süsteem teile sellest teada, aga see on kõigest hoiatus, et see ei takista teil teda enda juurde lisamast. Automaatselt on siis lapse andmed täidetud rahvastikuregistrist tulnud andmetega ja saate siis määrata talle ainult uut emakeele väärtust. Ja see on päris lai valik siin, mida kõike on võimalik lapsele panna. No, teeme temast hetkel Gruusia. Ja siis saate tema ära liikuda edasi. Siis te saate määrata ära, kuna ta õppimist alustab. Oletame, et ta alustab meil täna ja nüüd siis saate ka valida ära selle rühma, kus ta kuuluma hakkab. Paneme selle lapse meie just loodud rühma. Ja siis salvestate andmed ära. Ja nüüd, kui on see salvestamine tehtud, tekib siia eraldi lapse paneeli alla terve rodu uusi alamlehti. Ja siit te saate siis neid isikuandmeid vaadata, õppimisandmeid, mida me just täitsime. Järgmisena on olemas siis lapse tugimeetmete andmed. Siin on siis tema toevajaduse andmed, toe liigi andmed ja tugispetsialisti teenused. Ja tugimeetmed ka. Ja see on nüüd ka see koht, kuhu siis koonduvad kokku Rajaleidja otsuste andmed. Ja selleks, et neid näha, on olemas siin eraldi nõustamismeeskonna otsused. Saate siia peale vajutada. Ja nüüd on mul selline laps, kellele ma näen, et on otsus väljastatud, aga mul ei ole hetkel nõusoleku kuupäeva lahter täidetud. Et üldse näha Rajaleidja otsuse sisse, tuleb igal lapsehoiul küsida lapsevanemalt nõusolek selle otsuse nägemiseks. See nõusoleku küsimine võib olla vabas vormis, aga see peaks olema kirjalikult ja lapsevanem peab andma selle nõus. Ennem kui nõusolekut ei ole, seda otsuse sisse te ei näe. Te näete ära, et see otsus on olemas, tal on number, mis kuupäeval ta on väljastatud, kuna teda soovitatakse rakendama hakata. Ja siin on see koht, kus te saate siis anda seda nõusoleku kuupäeva. Kui ma võtan siit muuda nõusoleku, mul oli hetkel tehtud, et vanem ei anna talle nõusoleku. Nüüd ma võtan selle linnukese ära ja see on see koht, kus teil tuleb täita, et lisada see kuupäev, millal see vanem selle nõusoleku andis. Kui see kuupäev on siin täidetud, salvestate ära, tekib see kuupäev ka siia ja peale seda on siit nupust minnes on selle otsuse sisu ilusti siin kõik näha detailsemalt, et mis talle on kommentaariks juurde kõige juures kirjutatud. See on selline oluline koht, et ilma selle nõusolekuta te seda sisu siit ei kuva teile süsteem välja. Siis järgmine on lasteaiast lahkumise ja lastehoiust lahkumise märkimise koht. Siit saate valida, mis põhjusel ta lahkub ja siis määrata ära lahkumise kuupäeva. Ja viimasena on siis kõik laste andmetega tehtud ajalugu koondub ühte kohta kokku. Ja siit te saate näha siis, kuna, kes ja mida täpsemalt on muutnud. Näitan ka teile lapse otsingu koha ära, et otsing käib üsna sarnast loogikat pidi, saab erinevate kriteeriumite alusel
saab rühma liigi alusel, rühma enda nimetuse alusel ja kuidas teile parasjagu endal vajalik on. Kui te otsite nüüd, kui te ei täida ühtegi välja ära ja otsite lihtsalt üle kõikide kriteeriumite, siis ta kuvab teile siia alla kõik teie asutuses olevad lapsed. Siit te saate neid valida, saate siin nende andmetesse minna, et neid muudata. Siit te saate ka tegelikult teha grupitegevusi, et valida mitu tükki ja näiteks märkida need kõik lapsed lapsehoiu lõpetanuks, siis saate siit niimoodi hulgim teha. Mis veel? Siis andmete kinnitamise jaoks on eraldi koht olemas. Seda tuleb teha, sellest on juhendis täpsemalt kirjas, kuna tuleb andmeid kinnitada, siis te saate siin nende nuppude kaudu neid tegevusi teha. Ja viimane siis, mis on oluline, on andmefailid. Andmefailide osas on ka juhendis täpsemalt kirjas, ma liiga detailselt ei peatu, aga siit kaudu on võimalik valmistada siis eraldi ette andmefail, et kui on vaja nüüd näiteks kogu terve rühma lapse andmeid ühe korraga muuta, massmuutu nii-öelda, siis te saate seda teha nii-öelda andmefaili kaudu ka, laete selle faili, mida valmistate ette, laete siia ülesse ja siis nende lapse andmed tulevad meile kõik registrisse. Et sellest on jah, täpsemalt leiate infot juhendis. Ja teine asi, mida saab alushariduse registris on siis väljundid. Näitan korraks ka neid, saate pärida kõikide oma laste nimekirja, see tuleb siis kas CSV või HTML formaadis, et kuidas te soovite, kas Exceli tabelisse näiteks mingiks põhjuseks vaja, siis te saate siin kas rühmapõhiselt või taaskord, kui ei vali üldse midagi, väljastab teile kõikide rühmade üleselt seda. Ja samamoodi siis laste tugiteenuste kohta on võimalik pärida sellist andmetega Exceli faili näiteks või CSV faili. Siis alushariduse registri osas tegelikult väga palju rohkem ei olegi. Kas praegu küsimusi on tekkinud või liigume edasi? Seal vestluses üks küsimus just kui oleks. Et kui pole võimalik rühma lisada, mis on vaja täiendavalt teha? Äkki? See rühma lisamiseks ei ole, see on ikka võimalik. Siin ei ole mingit takistust, et ei peaks saama. Rühma saab alati lisada. Et siin on lihtsalt oluline, et need kohustuslikud väljad ära täidate ja asukoht peab olema valitud, aga siin ühtegi sellist muud nagu kontrolli ei ole, et ei peaks saama. Et rühm on alati esimene koht, kus tuleb alustada. Kõigepealt loote ära kõik rühmad ja siis hakata lapsi nendesse lisama. Aga siis võib-olla liigume edasi pedagoogide registrisse. Ees ühes ongi siis niisugused ilusad, toredad, värvilised registrid. Alusharidus on siis selles rohelises, pedagoogid on sellises oranžis registris. Ja sinna siis me ootamegi, lisatakse siis jah, nagu Maile enne vestlusesse ka pani, millist ainult siis õppe- ja kasvatusala töötajate andmed. Valisite rolli, vabandust, ma tulin vale rolliga, teeme selle kohe korda. Nii, kui te lähete pedagoogide registri avalehele, siis samuti on selline teadete tahvel siin, on näidatud ka kontrollid, mida andmete kinnitamise tulemusel on, mis vigu on näiteks tulnud. Ja ta näeb välja üsna sarnane, et samamoodi on pedagoogi otsing olemas. Pedagoogi otsing on muidugi vähe võimekam, siin on ka laiendatud otsing, mis annab terve rodu võimalusi veel, mille kaudu saab õpetajaid nii-öelda otsida. Aga üldotsing käib sama loogikat pidi ja vaikimisi on alati määratud ära linnukene, et otsitakse ainult teie hetkel kehtivate õpetajate seast. Kui te nüüd selle ära võtate, siis te saate otsida ka kõik varasemalt töötanud pedagoogide andmeid ka, kes on teie asutuses olnud. Siis pedagoogi lisamise võime ka läbi mängida. Mul on siin üks teist pedagoog olemas, samamoodi isikukoodi alusel. Kui liigute edasi, siis võtab jällegi rahvastikuregistrist, võtab tema andmed. Teeb ka taustal päringu karistusregistrisse, ega selle isikukoodiga pedagoogil ei ole ühtegi kehtivat karistust, mis keelaks tal siis lastega töötamist. Ja seda muidugi, seda sama päringut on võimalik ka siin eraldi menüüsakil teha isikukoodi alusel, kui on vajadust kontrollida. Aga lisamisel teeb süsteem selle teie eest ära
siin on näha, et temal ei ole karistusi ja järgmisena tuleb täita ära tema töökoha andmed, määrata siis ära tema ametikoht. Need ongi siis kõik teile võimaldatud ametikoha valikud, mida te saate valida. Teeme temast lapsehoidja näiteks. Siis määrata ära tema tööle tuleku ajad, siis tema ametikoha koormuse. Töösuhe ei ole peatatud, tema õppekeele, vastavus kvalifikatsiooni nõuetele, see on siis jah või ei valik või valimata. Minu omad hetkel vastab. Ja siis, kui olete need andmed ära täitnud, saate siit ära salvestada. See salvestamise moment on täpselt nagu ka laste andmete, võtab veidi aega, aga nagu ka laste andmete juures, et peale selle esmase salvestamise tegevuse tegemist tekib siia pedagoogi juurde kohe terve hulk uusi alamlehti. Kui ta võtab meil hetkel aega siin. Ahah, ühesõnaga, see on nüüd testkeskkonna olukord, selles mõttes teil seda muret ei tohiks olla. Aga ma võtame siit ühe pedagoogi andmed lahti, et kui te nüüd salvestanud oleksite ära, siis te jõuategi täpselt samasse kohta, nagu mul nüüd siin praegu ees on. Ehk et pedagoogi alla nüüd tekkis siia terve hunnik uusi alamlehti. Siit saate isikuandmed, töökoha andmed me juba vaatasime. Siis nüüd me jõuame täiendkoolitusandmeteni, aga temal nüüd hetkel ei ole ühtegi. Marko, kas sa tahad võib-olla siin rääkida üle selle koha? Siin ei ole kahjuks näha seda. Oota, ma otsin ETL-i olukorda. Ühesõnaga, Ketlin näitas neid erinevaid menüüsid, kui ametikoht oli loodud, siis tuleb täienduskoolitused on omaette plokis, kvalifikatsioonid ehk siis tasemeharidus, keeleoskus ja kutseandmed. Et need MTR-i kantud hariduse andmed siis kõige laiemas mõttes on üle kantud üks-ühele sinna täienduskoolituste alla. Ehk siis, et tegelikult kõik, mis ei ole täienduskoolitus, mis peaks kuulma, need tuleks lihtsalt maha võtta. Et niipidi on seda lihtsam teha, kui hakata uuesti kõike sisestama. Täienduskoolituste all on veel oluline see, et me näitame võib-olla ma räägin siis natuke laiemalt veel sellest, enne kui see näitab, et meil on tasemeharidus, meil on täienduskoolitused, siin meil on keeleoskustunnistused ja kutseandmed, see tähendab kutsetunnistuse andmed. Need kvalifikatsioonid ehk siis tasemehariduse andmeid kuvatakse kuvatakse teile kõiki neid selle pedagoogi juures, mis on juba EHIS-esse kantud. Et kui ta on viimase 20+ aasta jooksul Eestis hariduse omandanud ja tal on EHIS-es andmed olemas, siis neid ei pea siit kuidagi hakkama uuesti sisestama. Need tasemehariduse andmed on seal olemas ja neid muuta ei saa. Aga kui on tegemist kas välismaal või siis enne EHIS-t omandatud haridusega, siis sellisel juhul ka tasemehariduse puhul saab need kool lisada. Et seda me siit kuvame. Nüüd täienduskoolitused, me kuvame kõiki neid täienduskoolitusi, mis on pedagoogil EHIS-is juba olemas. Kui ta on töötanud kusagil mujal, et siis kogu see osa neid samamoodi ei pea siia uuesti sisestama. Kui on puudu mingil põhjusel, siis saab neid alati lisada. Ja täienduskoolituste infosüsteemist Juhan me regulaarselt neid ka siia uuendame. Samamoodi ka siis see tasemehariduse osa. Eraldi on siin veel keeleoskustunnistused, mida ka ei pea eraldi sisestama, see on ka infoks. Ja need testkeskkonnast antakse igalt poolt iga. Need me loeme eksamite infosüsteemist. Nii et neid ei pea eraldi ja neid samamoodi me tegelikult igal öösel uuendame. Ja samamoodi on ka siis kutsetunnistuste andmed, mis tulevad kutseregistrist. Täpselt samamoodi.
seda päringut võib sealt niimoodi käsitsi käivitada, aga nad tegelikult iga öösel me teeme ise automaatselt päringu ja kuvame siin neid. Et need on vist kõige olulisemad asjad. Üks asi veel, see karistusregistriga seoses, et siin jah, et kui need tasemehariduse, täienduskoolituste ja keeleoskustunnistuste ja kutsetunnistuste andmeid me saame kuvada alles siis, kui tegelikult see ametikoht on teil sinna kooliala lisatud. Neid nii-öelda guugeldada ei saa. Et teil peab olema see lepinguline seos ennem, te ei pea neid andmeid uuesti sisestama, aga nii-öelda tööle võtmisel või kandidaadi osas te siit neid andmeid ei saa. Küll aga on avatud seesama karistusregistri päring, et siin ei ole piiranguid. Et kui keegi tuleb tööle, te saate siit käsitsi kontrollida. Kui te olete lisanud selle pedagoogi oma asutusse nii-öelda tööle, olete talle sinna ametikoha tekitanud, siis me kontrollime seda karistusregistrist automaatselt igal öösel. Ja kui see konflikt seal tekib, et siis me kuvame selle ametikoha juures hoiatusi ja siis sellisel juhul te teate selle lepingu siis ära lõpetada. Ma arvan, et see on üldjoontes nagu see info, mis õpetaja või pedagoogi all on, et sa võid näidata neid veel, vist juba näitasid. Siin lähebki tegelikult selles mõttes samamoodi edasi, et sama nagu laste puhul, et andmete kinnitamise koht on eraldi menüüsokiga ja andmefailide koht on eraldi menüüsokiga. Et selle kohta juhendis saate juurde vaadata. Ja samamoodi ka on siis pedagoogide puhul olemas võimalus väljundite jaoks. Siis kõikide pedagoogide andmed, siin on võimalik ka siis valida väiksemalt kriteeriumid, mida teile soovib ja saate siit väljastada. Siis täiendkoolituste andmetest valida jälle formaat, kumba soovite ja või siis täpselt nimekiri. Need on need funktsioonid. Et jah, selle pedagoogide täiendkoolituste andmete korrastamise osa, selle me kirjeldasime ka tegelikult siin ABC lehe peale minu arvates teada ära ilusti, et kui te sinna olete jõudnud, siis saate sealt vaadata juurde. Ja suures juhendis on ilusti pildid ka olemas, kus on näha seda, et saate sealt abi. Ja viimane register, mis meil EHIS ühes ongi oluline, küll aeg saab otsa, aga teeme kähku, on siis roosa kommunikatsiooniregister. Taaskord valime õige rolli ja see on nüüd see koht, kus te haldate oma asutuse kasutajaid, enda kasutaja teateid saate siia ja saate siis valida ja määrata rolle. Et kõigepealt on teadete tahvel, minu teadete alla siis tulevad teile kõik need teated, mida süsteem teile teie asutuse osas saadab, et siia hakkab koonduma. Siis eraldi ongi koht olemas kasutaja õigused. Siin enne minekut ta tahab ka alati rolli valikut ja kasutaja õiguste avalehel siis näitab ära, kes on teie asutuses kasutajad ja mis rollidega nad on. Ja kui te hakkate nüüd kasutajad lisama, mis ka samamoodi kõik käivad isikukoodide alusel, uus kasutaja, paneme isikukoodi talle siia ja liigume edasi, siis saategi ära määrata, et EHIS perenimi ja siis rolli valikus ongi tal ainult 3 valikut. Kas alushariduse vaataja roll annab siis õiguse tal teie asutuse all lihtsalt andmeid vaadata, mitte midagi muud teha. Alushariduse kasutaja teie asutuse all annab tal õiguse andmeid vaadata ja ka muuta. Ja nüüd alushariduse delikaatsete isikuandmete kuvamise, see roll käib ainult koos selle kasutaja rolliga, mis tähendab siis selle muutmise rolliga. Ja see on nüüd vajalik roll selleks, et kasutaja näeks neid delikaatseid isikuandmeid, mis olid seal tugimeetmete all ja ka Rajaleidja otsuse andmeid. Et kui seda rolli ei ole määratud, siis ta seda Rajaleidja otsuse andmete kohta ei näe lapse andmete juures. Aga see on ka teil ilusti seal ABC peal ja juhendis ära kirjeldatud, et ei pea. Ja siis meiliaadress ja telefon ka kindlasti kasutaja juurde. Võib-olla ka koht ära, kus te saate enda kasutaja, et siin EHIS ühes on selline seadete mutri nupp. Kui te vajutate sinna peale, siis ta suunab teid vaatama üle enda kasutaja õigused. Ja see on ka see koht, kui te nüüd tahate hakata saama EHIS teavitusi ka endale e-posti peale, siis te peate ise tegema siia selle linnukese ära, et teateid saadetaks ka e-posti peale. Kui te seda ei tee, siis nad tulevad ainult siia kommunikatsiooniregistri teadete tahvli peale ja peate käima ise siit vaatamas. Aga kui te teete linnukese ära,
siis hakkab teile meili peale tulema teavitus ka lisaks. Kuidas teile endale meeldib. Ja siin on võimalik ka pärida veel terve hunnik erinevaid väljundeid ja see osa on meil ka seal tegelikult juhendis ilusti teile lahti selgitatud. Ja ega tegelikult rohkem ei olegi. Pealehel alati saate siit ikooni pealt, vajutate ükskõik kus olete, siis ta suunab teid EHIS-e avalehele ja siis ja kui te soovite minna otse oma asutuse juurde, siis tegelikult kui te valite siit alguses registri õppeasutused, siis ta suunabki sisenemisel teid otse EHIS-2. Ei pea minema läbi alushariduse registri. Lihtsalt testkeskkonnast ei tee päris nii, nagu teil päriselt teeb. Muus osas mul vist ei olegi rohkem hetkel lisada, et kiire ülevaade. Ja aitäh kõigile teistele ka. Ma lõpetan nüüd salvestamise ära ja kui kellelgi nüüd jäi küsimusi õhku, siis kindlasti